Tere! Mina olen Tiia Tammaru ja räägin teile kvaliteedijuhtimise meetoditest ja mudelitest. Juhtimiskvaliteedil on alati 2 dimensiooni. Kõigepealt tuleks esitada küsimus, miks ja mida me üldse teeme, ja asjade hindamisel esitada küsimus, kas me teeme õigeid asju. Seda lähenemist nimetatakse juhtimiskvaliteedis inglise keeles nii-öelda business excellence'iks, ehk siis äriliseks täiuslikkuseks, mis on seotud eestvedamise ja strateegilise juhtimisega. Ja valdavalt on ta siis liidrite, organisatsiooni juhtide vedada. Nüüd, kui hästi meil eestvedamine on õnnestunud, seda näitab mõjusus ehk efektiivsuse üks aspekt. Nüüd teine küsimus on, kuidas me asju teeme, ehk siis kas me teeme asju õigesti, ehk sama tulemust on võimalik saada väga erineval moel, kasutades erinevaid ressursse, tehes erinevaid tegevusi, ja selleks, et seda võimalikult hästi teha, on kasutusele võetud mõiste operational excellence ehk OPEX, mis tähendab siis igapäevast asjade õigesti tegemist. Ja protsessijuhtimine, klassikaline kvaliteedijuhtimine, ka standarditel põhinev lähenemine, Lean, Kaizen, 6 Sigma programmid, need kõik keskenduvad eelkõige siis sellele, kuidas küsimusele eesmärgiga teha asju võimalikult tõhusalt, ehk siis inglise keeles efficiency on siis efektiivsuse teine pool. Tegelikult on vaja mõlemat ja aeg-ajalt tasuks üle vaadata, kuidas meil siis tervikuna läheb, ja selleks on välja töötatud niinimetatud täiuslikkusmudelid, mida siis saab kasutada organisatsioonide diagnostikaks ehk nii enese- kui välishindamise vahenditena. Nüüd, mis kvaliteetne juhtimine ehk juhtimiskvaliteet on? Kõige olulisem on püüda siis toimetada niimoodi, et kõik olulised huvipooled oleksid rahul, nende ootused ja vajadused täidetud, ja sealjuures tasuks siis kasutada nii-öelda tasakaalustatuse printsiipi, ehk mitte kunagi ei ole võimalik kõikide huvipoolte võrdne arvestamine, ja see on juba siis strateegilise tasandi otsus, millised huvipooled on meil olulisemad ja millised vähem olulised. Ja niimoodi toimides on võimalik siis suurendada pikaajalise edukuse tõenäosust. Et juhtimiskvaliteet on siis suunatud kaugemasse tulevikku, ehk siis suurendada organisatsiooni üldist elujõulisust ja kestlikkust. Ja juhtimiskvaliteet ongi organisatsiooni võime siis mõjusa ja tõhusa juhtimisega erinevate huvipoolte rahulolu kasvu saavutada. Nüüd, kuidas seda teha? Selleks on siis vaja erinevaid metoodikaid ja mudeleid, eelkõige siis diagnostikavahenditena, ehk siis mõõtmiseks, selleks, et aru saada ja võimalik realistlik pilt luua, mis seisus organisatsioon tegelikult on. Kui vähegi põhjalikumat eneseanalüüsi kasutada, siis tuleb väga palju ideid, mida kõike võiks muuta, mida parendada, ja enne tegutsema asumist on oluline prioriteetide seadmine, ehk siis keskenduda ja fokusseerida oma parenduspingutusi, ja selleks on ka abi meil juhtimiskvaliteedi mudelitest. Ja paljud erinevad tegevused on siis ka nende raamistike ja mudelite abil võimalik joondada ja koondada ühtseks tervikuks ning luua ka siis kõigile arusaadav ühine keel, milles rääkida. Lisaks kõigele on sellise ühise lähenemise kasutamine võimaldajaks ka erinevate parimate praktikate ja kogemuste jagamiseks nii organisatsiooni sees kui ka erinevate organisatsioonide vahel.
Ja üks väärtuslikumaid omadusi täiuslikkusmudelitel on, et nad aitavad mõista põhjuslikke seoseid organisatsiooni tegevuste ja tulemuste vahel, sest kvaliteet ei ole kunagi juhuslik, vaid ta on mingisuguste otsuste või otsustamatuse tagajärg ja tulemus. Nüüd, kuidas siis viia läbi seda diagnostikat ehk siis juhtimiskvaliteedi hindamist? Vastata siis küsimusele aeg-ajalt, kus me praegu oleme. Tegelikult on 3 küsimust, mis peaksid juhtimise juures pidevalt meeles mõlkuma. Kõigepealt siis tõesti see arusaamine hetkeseisundist, kus me oleme, aga ka seda, kuidas me siia jõudsime ja eelkõige siis see pikem vaade, et kuhu me tegelikult tahame liikuda ja millist teed pidi sinna jõuda. Kõikide nende küsimustele vastuste leidmisel on siis abi meil kvaliteedimudelitest. Põhimõtteliselt on kasutusel 2 erinevat lähenemist. Üks on siis seotud niinimetatud vastavuse hindamisega erinevate standardite alusel. Ehk siis võrreldakse hetkeolukorda mingisuguse juhtimissüsteemide standardiga. Enim tuntud on siis rahvusvahelised ISO standardid erinevate valdkondade jaoks, ehk siis ISO 9001 on siis kvaliteedi juhtimisega seotud nõuete standard, ISO 14001 keskkonnajuhtimisega ja nii edasi, et on palju erinevaid valdkondlikke standardeid, kus on siis nõuded kirjas ja selle vastavuse hindamise ehk auditi käigus selgitatakse välja nõuete täidetuse ulatus. Ja seal, kus nõuded on täitmata, saab siis algatada parendustegevusi ja garanteerida see, et kõik on korras. Ja nende standardite alusel on siis võimalik taotleda ka välistunnustust sõltumatu sertifitseerimisasutuse poolt, mis siis tõstab organisatsiooni usaldusväärsust. Ja samas annab ka kindlustunde juhtidele, et tõepoolest asjad on kontrolli all. Nüüd teine lähenemine on seotud nimetatud enesehindamise mudelitega. Siin inglise keeles kasutatakse sõna assessment ja eesti keeles ka, et eristada siis auditeerimist ja audiitoreid siis nendest teistest hindajatest on vahel kasutusel sõna assessor. Aga see hindamine on siis võrdlemine ideaaliga ja need mudelid on siis sellised kriteeriumsüsteemid või raamistikud, kus on ära kirjeldatud suurepäraste organisatsioonide tunnused ja omadused ja hindamise käigus siis toimub võrdlemine sellega, kui kaugel me siis sellest ideaalist oleme, ehk milline on siis meie kogu potentsiaal muudatuste elluviimiseks. Ja tuntumad täiuslikkusmudelid on siis Euroopas alguse saanud EFKM-i mudel, selle avaliku sektori jaoks kohandatud versioon CAF-mudel, Ameerika Podris-mudel ja tegelikult on neid mudeleid maailmas päris palju, vähemalt 100 erinevat versiooni, et ei ole seal sellist standardiseeritust nagu ISO standardite puhul, aga küll on need samad põhimõtted kasutusel ja põhimõtteliselt ka need tulemused on võrreldavad omavahel, et see millisele küpsustasemele või kui kaugele siis organisatsioon on arenenud ühe või teise täiuslikkusmudeli alusel hinnates on täiesti võrreldavad. Ja oluline siis, et lisaks sellele, et kas on nüüd mingid asjad korras või mitte, tuuakse välja siis palju selliseid kvalitatiivseid hinnanguid selle kohta, aga millised on organisatsiooni tugevused ja parendusvõimalused, et seal, kus asjad päris hästi ei ole, on suuremad võimalused. Et see fookus on alati suunatud siis võimaluste leidmise suunas. Ja sageli pannakse siis ka numbriline skoor, hinnatakse tavaliselt siis kas siis 100 punkti skaalani või 0-100%. Ka nende mudelite puhul on võimalik taotleda välistunnustust, on erinevaid siis auhinnakonkursse, tunnustusskeeme,
erinevates riikides ja ka rahvusvahelisi välja töötatud, kuigi nende mudelite kasutamine on eelkõige siis suunatud organisatsioonide eneseanalüüsiks ja hindamiseks. Nüüd standardid on kindlasti kõige enam kasutatavad kvaliteedijuhtimise mudelid ja ka kõige tuntumad. Ja standardi eesmärk on teha piltlikult öeldes elu lihtsamaks, kasutada siis kokku lepitud reegleid ja protseduure. Ja ta on üles ehitatud samasuse ideele, et tegelikult ka see rahvusvahelise standardiorganisatsiooni nimi ISO tegelikult tähendab kreeka keeles samasust ja ei olegi päris täpne akronüüm ingliskeelsele nimetusele. Ja standardid võimaldavad siis üles ehitada tugeva vundamenti, mis aitavad ka siis teha nähtavaks protsesse ja võimaldavad eemaldada kõik väärtust mitte lisavad tegevused ja kõrvalekalded. Ja selle tööprotsesside standardiseerimise eesmärk peaks olema siis sellise stabiilse tulemuse loomine, ehk siis protsessi tulemuse hajuvuse, varieeruvuse vähenemine. Ja lõppkokkuvõttes aitab ka standardiseerimine siis kaasa raiskamise vähenemisele ja sellega kaasneb ka kulude kokkuhoid ning usaldusväärsuse tõus. Nüüd täiuslikkusmudelid Euroopas ja ka Eestis siis inimtuntud ja kasutusel on FKM-i mudel. Neid kasutatakse siis eelkõige selleks, et hinnata organisatsiooni küpsusastet ja tõesti juhtida siis ka seda järjepideva parendamise protsessi. Väga aktuaalseks on tänapäeval saanud ka riskijuhtimine, kuna maailm muutub üsna ootamatult ja ettearvamatult ja selle kaudu on siis ka võimalik suurendada organisatsioonide sellist vastupidavust, mida nimetatakse siis vahel ka nii-öelda säilenõtkuseks või uudissõnana ka kerksuseks. Kui kasutada sarnaseid kriteeriume ja hindamismeetodeid, siis on võimalik ka läbi viia võrdlusanalüüsi ja tõesti teha andmetel, tõenditel põhinevaid võrdlusi ja selle kaudu ka õppida parimatelt ning mõista ka väliskeskkonnas ehk organisatsiooni ja ökosüsteemis toimuvaid muudatusi ja nende mõju ning tõsta siis ka võimekust neile kiiresti ja asjakohaselt reageerida. Ja täiuslikkusmudele kasutatakse ka siis erinevate muudatusprojektide juhtimise raamistikuna ning tuvastamaks ka selliste suuremate muudatuste ehk transformatsiooni vajaduse tuvastamiseks. Ja on läbi aegade siis muutunud ka see, kuidas me seda suurepärast organisatsiooni toimimist nimetame. Nüüd hetkel siis kõige värskem FKM-i 2025. Mudeli versioon siis sõnastab kogu selle juhtimiskvaliteedi edendamise eesmärgiks saavutada siis jätkusuutlik ja tulemuslik toimimine, mis tähendab siis pikaajalise elujõu ja jätkuvalt kõrge tulemuslikkuse kindlustamist, samal ajal pidades silmas ka siis keskkonda ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. Ja nüüd FKM-i mudel siis põhineb 3 lihtsa küsimuse esitamise loogikal. Kõigepealt siis suund, mis esitab küsimuse, miks organisatsioon on olemas, mis on meie tegevuse mõte ja strateegia selle elluviimiseks. Teine küsimus on elluviimisega seotud ehk küsimus, kuidas seda mõtet ja strateegiat teostatakse ja tulemuste puhul on küsimus, mida, ehk siis mida organisatsioon on juba saavutanud ja mida ta siis tulevikus soovib saavutada. Ja see annab üsna hea raamistiku kõikvõimalike muudatuste juhtimiseks. Ja kokkuvõtlikult, kui nüüd võrrelda neid erinevaid kvaliteedijuhtimise mudeleid, siis standardid on valdavalt miinimumnõuete kogumid ja kokkuleppelised nõuded, millest allapoole
ei ole siis aktsepteeritav laskuda, aga kui miinimumnõuded on täidetud, siis ei pruugi olla piisav selleks, et planeerida ka edaspidiseid tegevusi. Kusjuures täiuslikkusmudelid kirjeldavad siis mitte miinimumnõuete tasandit, vaid just seda ideaalset silmapaistva organisatsiooni toimimist ja see hindamise tulemus siis ehk siis enese võrdlemine nimetatud täiusliku organisatsiooniga, mis algselt olidki siis TQM-i ehk tervikliku kvaliteedijuhtimise mudelid, siis võimaldab rohkem nagu tuleviku poole pilku suunata. Niisiis standardite puhul on tegemist auditeerimise ehk nõuetele vastavuse hindamisega, täiuslikkusmudelite puhul siis taseme hindamisega, ideaaliga võrdlemisega. Standardid on üsnagi fikseeritud, jäigad oma nõuete sõnastuses. Täiuslikkusmudelid on kohandatud kriteeriumid, mida saab tegelikult, mitte saab, vaid lausa on soovituslik siis iga konkreetse organisatsiooni konteksti arvesse võttes siis hindamisel kohandada, adapteerida. Ja nüüd lisaks sellele, et on jah-ei vastus, kas on nõuetele vastavus või ei ole vastavus, arvestatakse, ei arvestata, on täiuslikkusmudeli hindamise tulemusena siis võimalik saada ka päris palju sellist kvalitatiivset informatsiooni selle kohta, mis on hästi ja millised on võimalused edasi minna. Nii et peamine küsimus siis, mida standardipõhisel hindamisel ehk auditeerimisel esitatakse, et kas me oleme seal, ehk kas meil on teatud tase saavutatud ja täiuslikkusmudelite puhul on põhiküsimus see, et mida peame tegema selleks, et oma eesmärkide poole liikuda. Ja lõpetuseks tsiteeriksin ühte mõtet tuntud lasteraamatust Karupoeg Puhhi seiklustest, kus Puhh siis oma sõbra Christopher Robini järel trepist alla kukal põntsumas põnt vastu trepiastmeid mõtiskleb, et nii palju, kui tema mäletab, on see ainuke viis, kuidas alla saada, aga tõsi küll, mõnikord tundub talle, et peaks nagu ikka veel mõni teinegi võimalus olema, kui vaid saaks kas või hetkekski selle igavese põntsutamise jätta ja asja üle natuke järele mõelda. Nii et soovin teile aega järele mõtlemiseks ja oma organisatsioonidele aeg-ajalt pilgu peale heitmiseks ja hindamiseks. Aitäh!